Tere hommikust kõigile, ma loodan, et mind on hästi kuulda. Mina olen Piret Tsahkna Rahandusministeeriumist ja täna me tutvustame minu omavalitsuse küsimusi sotsiaalvaldkondades, nii laste heaolus kui ka täiskasvanute sotsiaalhoolekanne. Aga enne kui ma hakkan teile küsimusi siin järjest ette lugema ja rääkima nende juurde natuke lisainfot juurde, annan sõna Andreasele, kes tutvustab seda, kuidas küsimustikku tuleks täita ja millised väiksed nüansid seal on. Nii et palun, Andreas. Tere hommikust kõigile, mina olen Andreas Väljas, olen minu omavalitsuse projekti andmehaldur. Jagan kohe ekraani ka ja siis teen kiire tutvustuse. Nii, peaks olema näha, see on see küsitluse avaleht, kuhu lingile vaadates satute. Nagu näha, siis küsitlus on üles ehitatud Exceli baasil, toodetavasti on tuttav ja oleme selle pannud OneDrive'i keskkonda, mis võimaldab veebis küsimustikke täita ja see võimaldab ka täita neid mitmekesi korraga, ehk siis ei pea, saab mitu inimest koostööd teha, mis ma loodetavasti teeb selle mugavaks. Siin esilehel on lihtsalt sellist üldist infot, on ka link sellele minu omavalitsuse lehele, kuhu me kogume need salvestused ja ka muu täiendava infoküsitluse kohta, et see on siin all, kui siia vajutada, siis ta läheb sinna lehele. Siin on ka sisukord navigeerimiseks ja liikumiseks ja ega siin rohkem midagi ei olegi, et tulebki liikuda vastavatele lehtedele. Navigeerimiseks on mitu varianti tegelikult nagu Excelis tavaliselt, et siin all on see lehtede paan. Kui neid lehti on palju, siis siin võib-olla on kehva liikuda, siis üks variant on siin vajutada nendele linkidele, mis siin keskel on, või siis ka siin vasakul all on selline 3 kriipsu ja siis siit on ka suhteliselt mugav liikuda vastavale alalehele, et küsitlust täita. Kui ma lähen näiteks täiskasvanute sotsiaali alalehele üles ka, siis küsimused näevad selliselt välja, et ongi vasakul on küsimus, keskel on vastuse veerg ja paremal on abiks eelmise korra vastus, mis küsiti umbes aasta aega tagasi. Selleks, et küsimustikku täita, tuleb esmalt valida vaatamise asemel redigeerimine, vastasel juhul ta ei lase midagi täita. Ta ütleb muidugi ka seda kohe, et annab nagu hoiatuse. Vajutada siit redigeerida, siis on võimalik hakata küsimust täitma. Vastuseid saab sisestada ainult siia keskele veergu, kuhugi mujale ta muudatusi teha ei luba, et vältida igasuguseid kogemata küsimuste muutmisi või ära kustutamisi. Siis on lubatud ainult see vastuse veergu sisestada. Küsimused on erinevad osadel on valikvastused, kuhu saab näiteks valida kas ainult jah või ei. Osad küsimused muutuvad teatud tingimustel halliks, näiteks kui ma vastan, et minu omavalitsusel ei ole arengukava selles valdkonnas, siis kõik ülejäänud arengukava küsimused lähevad halliks. See viitab sellele, et nendele hallidele küsimustele ei pea vastama. Kui vastus tuleb sisestada igal juhul, ka siis, kui vastus on täpselt sama, mis eelmine kord, arengukavade puhul ilmselt see tihti ongi, et need iga-aastaselt ei muutu. Kui vastus on sama, siis palun see kopeerige lihtsalt ümber. Ärge sisestage, et vastus on sama, mis eelmine aasta, vaid sisestage kindlasti see nii-öelda täisvastus. Kui te ei ole muutunud, siis kopeerige. Kui tahate midagi täiendada, siis kõigepealt kopeerige ta siia ja siis tehke täiendused, sest et kui te tahate kopeerida siit nagu mingit lauseosa, siis ta ei luba seda teha, sest et kuna see veerg on lukus, ehk siis tuleb tervenisti ta kopeerida ja siis vastavalt vajadused täiendused teha, näiteks midagi ära kustutada või midagi. Kui küsimused on ka niimoodi täpselt, tuleb lugeda küsimusi täpselt, et osad read on osade küsimuste alavariandid või sellised. Et see viitab ka see taandrida näiteks.
Ja kui küsimusi järjest täita, siis lõpuks jõuab lõppu. Lõpus on 4 sellist stampküsimust, et kõigepealt me küsime iga valdkonna puhul, et kas selles valdkonnas on kasutusel mõni innovaatiline lahendus. No see on selline, sellega ühtegi kriteeriumi seotud ei ole, see on lihtsalt taustainfona, et kui omavalitsus soovib ära märkida midagi, mis on selles valdkonnas neil hästi või eriliselt lahendatud, siis siia välja tuua. Kommentaarilahter, kui mingi mõne küsimuse koha pealt, kas see midagi segaseks või lihtsalt midagi täpsustada, võib siia välja tuua. Siis palume, et iga küsimustiku juurde siis märkida see kontakt, kes seda täitis. Et kui me näeme, et tekib meil mingi küsimus, kuna me kõik vastused vaatame üle, siis me saame küsimuste korral otse pöörduda. Ja viimaks, kui te olete lõplikult küsimustiku ära täitnud, siis palun märkige viimase küsimuse üles, et see küsimustik on täidetud. Selle järgi siis saame meie aru, et see küsimustik on valmis ja see info siis kandub ka siia esilehele. Siit on ka hea vaadata, siis, et mis on tehtud, mis ei ole tehtud. Et seda siis alati kindlasti märkida palun, et kui see täidetud on, et siis me saame aru, kui kaugel te olete. Ja saame aru, et millal me võime vastused kasutusse võtta. Ühe asja veel näitan ära, et kui laptop ekraanil näiteks ei mahu hästi ära siia need küsimused või midagi, et siis need veeru laiuseid saab ilusti muuta, et kas tõsta kokku-lahku või siis ka paremal all on zoom nupp, millega saab siis suurust muuta, et kui näiteks laptop ekraanil ei taha hästi ära mahtuda, aga jah, nagu tavalisel Excelil. Et loodetavasti tundub, et selles mõttes kõik siin ilusti tehniliselt toimib, et on tuttav on Excel ja loodan, et on piisavalt mugav ja hea täita. Kui on küsimusi või mingisuguseid asjad ei tööta, siis kindlasti võtke minuga ühendust. Siin kontaktid on nii failis kui ka minu omavalitsuse lehel ilusti välja toodud. Jah, minu poolt kõik. Aitäh, Andreas. Et edasi lähme siis küsimustikega. Jagan kohe ka ekraani. Nii, on olemas. Ja Andreas on siis see, kes vahendab küsimusi, kui tulevad küsimused chatidesse, aga kui kellelgi on ka otse küsimusi, võib tõsta käe ja anda märku mõne küsimuse juures. Aga ma hakkan vaikselt tutvustama teema siis laste heaolu ja täiskasvanute sotsiaalkaitse. Alustan laste heaolu küsimustest ja liigun edasi siis täiskasvanute sotsiaalkaitsesse. Et enne kui küsimuste juurde lähen, siis info, mida te peaksite teadma. Et nagu Andreas ka ütles, siis kõik andmed me kontrollime üle ja kui on ebatäpseid vastuseid, kui need viited ei tööta või nii edasi, siis me need eemaldame. Teine oluline asi, mida te peaksite teadma, et ka need vastused on avalikult üleval veebilehel ehk nii kodanikel, ajakirjanikel on võimalik siis tutvuda teie antud väidetega. Ja kui te vastate küsimustele, siis mõttes olge alati selle juures, et tegemist on 2021. aasta andmete kohta, et andmeid sisestades siis palun pöörake tähelepanu ka sellele. Et minu omavalitsuses me mõõdame siis 16 teenust, üks on ka laste heaolu ja osa sisendit tuleb siis omavalitsuste küsitlusest ehk nende vastustest. Osa andmeid tuleb siis otse andmebaasidest ja mingi osa andmeid tuleb ka rahulolu küsimustest. Meil on päris palju kriteeriumeid, üle 600 mõõtepunkti ja me oleme oma kriteeriumid jaganud 3 tasemeks, baas edasi jõudnud eeskujulik tasem ja ka rõhutan küsimustike täitmisel, et ma olen toonud välja need tasemed, kuhu siis küsimustike vastused lähevad, et eriti olge tähelepanelikud nende küsimuste osas, mis puudutavad baastaset, sest et baastase on üldjuhul omavalitsusele kohustuslik ja kui baastase küsimused on täidetud või halvasti täidetud, siis omavalitsusel on väga raske saada head hinnangut. Aga üldjuhul hakkavad siis teenuste küsimused pihta arengukava küsimustest
Esimene siis laste heaolu arengukava on toodud 3 taset, baas, edasijõudnud ja eeskujulik. Ja baastasemel hinnatakse seda, et kas laste ja perede heaolu käsitlev arengukava on olemas, milles esitatakse siis ka arengukavas eesmärgid, kuhu soovitakse välja jõuda ja tegevused selle jaoks. Kui te mõtlete laste ja perede heaolule, siis need märksõnad võiksid olla näiteks lastekaitse, erinevad noored, ütleme ka kas või sihtgruppides noored, kes ei käi koolis ega tööl, vanemlikud oskused, igasugused siis teenused, mida selle juures pakutakse, pereteraapia, perelepitus, et see on siis see osa, mida siis mõeldakse laste ja perede heaolu all. Ja esimene küsimus, mis siis seda puudutab, ongi, et kas omavalitsusel on olemas laste ja perede heaolu käsitlev arengukava. See on jah, ei küsimus. Et kui te vastate jah, siis teile kuvatakse ka järgmised küsimused. Baastaseme täitmiseks te peate kindlasti ära tooma selle arengukava pealkirja või siis veebilehe lingi. Baastaseme hinnatakse ka seda, et kas on toodud strateegilised eesmärgid, ehk see on number 5 küsimus. Ja palutakse tuua teil juurde siis vastava näide ka selle kohta, kuhu te siis soovite, ütleme, arengukava perioodi lõpuks välja jõuda. Ja samuti hinnatakse ka seda, et kui eesmärgid on seotud, kas on ka tehtud siis ja kirja pandud vastavad vajalikud tegevused, et neid eesmärke täita ja palutakse tuua siis näide. Baastaseme täitmiseks tuleb siis kõikides nendes küsimustes tuua näited või vastata jah. Järgmine edasijõudnud tasemel hinnatakse seda, et kas on tehtud analüüs, on kasutatud selleks metoodilisi materjali ja sealhulgas, kas on ka olemas arengukavas info ennetustöö kohta. Analüüsi hinnatakse siis läbi selle, kui te toote välja lahendamist vajava probleemi või arenguvajaduse ja üldjuhul ei ole analüüs siis statistiline ülevaade olukorrast, vaid nende tagasi tõlgendatud, et kus on siis probleemkohad. Et number 3 küsimus, kus on siis toodud, kas selles arengudokumendis on analüüsitud praegusi laste ja perede heaolu valdkonna probleeme ja võimalusi, annab siis küsimuse analüüsi tegemiseks. Küsitakse ka, millist tööriista või meetodit kasutate laste ja perede heaolu arengukava koostamisel. Ja näitena on siia toodud näiteks, et laste ja perede heaolu profiil või tervise heaolu profiil. Ehk et oluline oleks, et see oleks metodoloogiline analüüs, mille alusel te siis valdkonda analüüsite. Ja küsitakse ka seda, et number 6 küsimus, kas arengukavas on käsitletud lastekaitse valdkonnas tehtavat ennetustööd ja palutakse siia tuua siis näitlause või mõni lõik selle kohta. Ehk et kui edasijõudnud taset soovite täita, siis kõigepealt tuleb täita ära baastaseme nõuded, need küsimused ja edasijõudnud tasemel siis küsimused 3, 4 ja 6 ka. Ja arengukavas hinnatakse ka siis eeskujulikku taset ja küsitakse, et kas te seirate eesmärkide ja tegevuste täitmist 2021. aasta kohta. Ja siin ei soovita siis seiret, mida esitatakse majandusaasta aruandes, vaid eraldi dokumenti. Ja seetõttu ka palutakse siis viidet sellele dokumendile, dokumendi pealkirjale või veebilehe lingile, eeldusega, et see dokument on avalik ja kõigil on võimalik tutvuda. Paljudes teistes teenustes hinnatakse ka seda, et eesmärgid on siis, ütleme, mõõdetavad, ehk neil on seatud siis ka mõõdikud. Ja seetõttu ka küsitakse laste heaolu, et kas arengukavas eesmärkideks on seatud mõõdikud, et kui jah, palume tuua siis välja valdkonnas vähemalt siis üks mõõdik. Seda küll hetkel ei kasutata eeskujuliku taseme mõõtmiseks, aga kuna teistes teenustes seda hinnatakse, siis töörühm soovib kindlasti kaaluda seda, et me vaatame neid vastuseid, mis te siin vastate, et kas nendest vastustest annaks edasi kujundada ka eeskujuliku täiendav osa
mida võiks mõõta. Need on siis arengukava küsimused. Järgmine kriteerium ja järgmised küsimused puudutavad sotsiaalteenused määrustega reguleeritud. Küsimus on tegelikult päris lihtne. Tuntakse huvi selle kohta, et kas omavalitsus on kõikide kohustuslike teenuste kohta või kohustuslikud teenused ka ära märkinud ja ära reguleerinud oma määrustes. Ja seetõttu palutakse siis tuua siis järgnev loetelu sotsiaalteenustes, mis sealt allpool tuleb, et nende teenuste juurde määruse pealkiri või selle veebilehe lingi. Ja need teenused, mida siis laste heaolus hinnatakse, on turvakoduteenus, tugiisikuteenus, asendushooldusteenus, lapsehoiuteenus ja järelhooldusteenus. Et nende teenuste juurde palutakse siis tuua link või siis määruse pealkiri, kus on need reguleeritud. Ja et baastase oleks täidetud, tähendab see seda, et küsimustes number 11 kuni 15 peaksid olema kõik teenused reguleeritud määruses. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, kui omavalitsus pakub täiendavat teenust lapsele või lapsevanemale. Ja me palume siis seda määrust, kus on siis reguleeritud see täiendav teenus. Ehk see küsimus number 16, et palun tooge välja muu toetava teenus lapsele või lapsevanemale. Mis teenused need sellised võiksid olla? Need võivad olla siis lastevanemad toetavad teenused, näiteks pereteraapia, perelepitus, vanemluskoolitused, näiteks Kordoni perekool, imelised aastad või hoopis mõni teine programm lastele, nagu näiteks PIN. Ja juba on olnud ka küsimusi, et mida teha siis, kui ei ole määruses seda reguleeritud, siis me palume teil ikkagi tuua see teenus välja ja kirjutada taha, et teil ei ole selle kohta määrust. Et me korraga vaatame sellele infole sedapidi otsa, et me liigselt omavalitsustel liiga ei teeks. Iseenesest ideaalne muidugi oleks, et need teenused oleks määruses reguleeritud, sellepärast et siis on ka elanikel võimalik teada, milliseid teenuseid omavalitsus täiendavalt lisab pakub ning millistel tingimustel neil on võimalik seda teenust saada. Järgmised küsimused puudutavad kriteeriumit valdkondade ülene laste ja perede teema koostöövõrgustik. Ja siin taga olen ma teinud tärnikese ja see tärnike tähendab seda, et me vaatame jälle vastavalt vastustest, kas väikeste omavalitsuste puhul me peaksime seda täpselt selliselt hindama. Ja hinnatakse siis seda edasi jõudnud eeskujulikul tasemel, mis tähendab, et see omavalitsusele kohustuslik ei ole, kuid annab täiendavat lisaväärtust siis omavalitsusele. Number 17 küsimus, et küsitakse, kas lastekaitses just on toodud valdkonna ülene laste ja perede koostöövõrgustik, mis käib vähemalt koos 2 korda aastas, jah või ei. Ja kui olete vastanud jah, siis palun tooge välja siis ka need esindavad organisatsioonid, kes siis kuuluvad valdkonna üleste koostöövõrgustikku. Ja küsitakse siis ka täpsemalt, et kes sinna koostöövõrgustikus on esindatud. Et nii sotsiaalvaldkonna, haridusvaldkonna, õigusvaldkonna, tervisevaldkonna kui noorsoovaldkonna siis organisatsioonid. Ja eelmise aasta vastuste puhul me juba nägime sellist anomaaliat, et mõni omavalitsus kirjutas ainult linna või vallavalitsuse iga valdkonna organisatsiooniks, siis selle küsimusega ei ole kindlasti seda mõeldud, vaid siin on ka mõeldud seda, et need erinevad valdkonna inimesed asuvad erinevates organisatsioonides. Ehk just see teadmispõhisus oleks siis selline laialdane, et me ei aktsepteeri selliseid vastuseid. Et kui te kirjutate ainult, et jah, meil on see võrgustik, aga sinna kuuluvad ainult linnavalitsuse siis spetsialistid. Et võivad kuuluda ka täiesti vabalt siis mingi teise organisatsiooni oma valdkonna spetsialistid. Eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, kas võrgustiku koostöökorraldus on ka reguleeritud, mis siis käib koos. Ja
reguleeritud siis kirjalikult, kas siis mõnes määruses või mingis muus kirjaliku koostööleppena. Et kui on, siis palun viide ka siis sellele dokumendile. Lisaks hinnatakse ka seda, kuidas omavalitsused teevad koostööd siis teiste omavalitsustega ja kui palju nad pakuvad ühiselt teenuseid. Ja järgnevad küsimused puudutavad siis antud kriteeriumi edasi jõudnud ja eeskujulikku taset ja annavad sisendit siis mõlemale tasemele. Ja küsitakse, et kas teie omavalitsus osutab last ja tema peret toetavaid teenuseid ka koostöös teiste omavalitsustega. Kui jah, siis mitu? Et palun nimetage see teenus ja need teenused ehk tooge võimalikult palju välja siis need teenused, mida te ühiselt osutate. Ja siin võib olla siis ka need teenused, mida te koos pakute, mille te olete koos välja arendanud, aga ka need teenused, mida te ostate teistelt omavalitsustelt, kui teil ei ole mõistlik enda omavalitsuses sellist teenust ise korraldada, no näiteks varjupaigateenus. Et mõlemad variandid on lubatud, et loetlege need võimalikult palju siis üles ja vastavalt siis sellele, kui palju neid teenuseid on, täituvad teie edasijõudnud või eeskujuliku tasemel. Hinnatakse ka seda, et kui palju kasutab lastekaitsetöötaja metoodilisi juhendmaterjali ja tööriistu. Hinnatakse seda 3 tasemel, baas, edasijõudnud ja eeskujulik. Ja baastasemel hinnatakse seda, kas laste abivajamisel kasutab lastekaitsetöös ka siis ametnik STAR-i juhtumimenetlust, et need on jah-ei küsimused. Ja teiseks, kas omavalitsus kasutab lastekaitsetöös ka lapse heaolu kolmnurka, et on ka jah-ei küsimus. Mõlemad tingimused peavad olema siis täidetud, et oleks siis täidetud baastase. Lisaks siis hinnatakse seda, et kas omavalitsus kasutab oma töös ka teisi juhendmaterjale ja neid hinnatakse siis läbi selle, kui palju neid juhendmaterjale või tööriista kasutatakse. Edasijõudnud vähemalt 4, eeskujulikult vähemalt 6. Ja et edasijõudnud eeskujulik tase täita, peaks olema kõigepealt baastase täidetud. Ja järgnevad edasijõudnud eeskujuliku taseme ja siis täitmine sõltub küsimustest number 28 kuni number 32. Ehk küsitakse veel juurde siis täiendavaid, et kas omavalitsus kasutab lastekaitsetöös tegevuskaarte, kodukülastusakte, laste soovide ja unistuste kindlaks tegemist, näiteks 3 maja tööriista või vanemluse hindamist juhendjärgi või on mingi muu dokumendi vorm või meetod, mida kasutab, et siis palume ka need välja tuua. Et mida rohkem te tegelikult oma töös kasutate metoodilisi materjali, siis seda kõrgemalt hinnatakse ka antud kriteeriumit. Siis hinnatakse veel eraldi laste hoolekandeasutustes sisehindamist. Ja kuna kõikidel omavalitsustel ei ole laste hoolekandeasutusi ja siin olla mõeldud siis asenduskodu, turvaja või kinnist lastehoolekodu, siis esimene küsimus number 33 puudutabki seda, et kas teil üldse on selline hoolekandeasutus. Siin ei mõelda seda, et kas teie territooriumil asub see hoolekandeasutus, vaid siin mõeldakse seda, et kas omavalitsuse endal on kas siis munitsipaalasutus või osalus siis ühingus, kus ta on siis osanik või asutaja, ehk see asutus kuulub finantsi mõttes tema konsolideerimisgruppi. Kui omavalitsusel on selline asutus, siis palun vastata jah ja ta peab ka vastama järgmised küsimused 34 kuni 36. Omavalitsusi, kellel ei ole neid, vastab ei ja saab liikuda edasi järgmistele küsimustele, jättes 34 kuni 36 vahele. Baastasemel siis hinnatakse seda, et kõigis nendes asutustes oleks viidud läbi sisehindamine viimase 3 aasta jooksul.
ja sellest ka küsimus number 34. Kas kõigis lastehoolekandeasutustes tehti ajavahemikul 2019 kuni 2021 sisehindamine? Küsimus on siis jah, ei vormis. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, kas seesama sisehindamine toimus kvaliteedijuhtimise raamistiku alusel ja küsitakse siis, et kas seda tehti siis kvaliteedijuhtimise raamistiku järgi. Kui see on tehtud vähemalt ühes asutuses selliselt, siis palutakse vastata jah. Ja kui te olete vastanud number 35 küsimusele jah, siis palutakse tuua ka näide selle kvaliteedijuhtimise raamistiku kohta, mida te siis olete kasutanud. Veel hinnatakse laste heaolus seda, et kui professionaalsed on siis lastekaitsetöötajad või kui palju nad püüavad ennast hoida siis kogu aeg siis sellisel tasemel, et nende professionaalsus ei langeks. Ja hinnatakse siis läbi selle, kui palju nad osalevad töönõustamiselt ja kas see on ka siis järjepidev. Ja baastasemel hinnatakse siis seda, et vähemalt 50% töötajatest on osalenud töönõustamisel või KOV-visioonil ja eelkõige mõeldakse siin siis lastekaitsespetsialiste. Number 37 küsimus siis küsibki, kas vähemalt 50% teie omavalitsuse lastekaitsespetsialistidest osalesid 2021. aastal töönõustamisel või KOV-visioonil. Et see on jah, ei küsimus. Ja edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, kas toimub siis järjepidev selline tööalane nõustamine, toetamine. Ja küsimus on number 38, kas vähemalt 50% teie omavalitsuse lastekaitsespetsialistidest käivad regulaarselt. Siin on mõeldud siis vähemalt kord kvartalist töönõustamisel ja või KOV-visioonil. Et on samuti jah, ei küsimus. Et omavalitsus ise hindab, kuidas olukord on. Lisaks veel hinnatakse seda, et kas laste ja peredele on suunatud selline või kas neil on olemas selline teenus või kogukonnakeskus. Seda hinnatakse edasi jõudnud tasemel, mis otseselt ei tähenda, et omavalitsus on kohustuslik, aga kui on olemas, siis tasub ära märkida. Ja küsitaksegi omavalitsuse käest, et kas teie omavalitsuses on lastega peredele mõeldud teenuse või kogukonnakeskus või mõni selline koht, kus lapsevanemad saavad esmast nõu ja teenuseid lastega seotud sotsiaal- või tervishoiu küsimustest. Et jah, ei. Ja kui te olete vastanud sellele küsimusele jah, siis palutakse tuua välja ka selle keskuse või koha nime ja lisaks veel, et millist tuge või teenuseid seal siis lastevanematele pakutakse. Eraldi kriteerium on ka veel vanemlike oskuste toetamise kohta, kus siis hinnataksegi seda, et kui vähemalt ühte teenust, toetavat teenust pakutakse siis vanemlike oskuste toetamiseks. Ja küsimus ongi number 41, mis seda puudutab, et kas teie omavalitsus pakub vanemlikke oskusi toetavat teenust või programmi, mis on omavalitsuse õigusaktides reguleeritud. Et kui jah, palun nimetage see teenus ja ka viide tegelikult. Ta on natuke sarnane ühe eelneva küsimusega, kus siis paluti tuua välja muu toetav teenus lapsele või vanemale, siis siin on sihtgrupp eelkõige vanematele. Et kui teil oli juba seal vastatud näiteks, et teil on perelepitusteenus või pereteraapia või on teil imelised aastad, siis need vastused võivad selles küsimuses isegi ühtida. Kui teil ei ole seda teenust reguleeritud õigusaktides, siis kirjutage see teenus endiselt välja, aga pange ka juurde viide, et puudub regulatsioon õigusaktides. Et me vaatame ka selliselt nüüd üle ja vaatame, kuidas me täpsemalt seda siis hindame, et kas me võtame arvesse või ei võta, aga mõistlik oleks need teenused välja tuua ja ka siis selle, et kas on olemas regulatsioon selle taga või mitte.
Eraldi veel hinnatakse seda, et kuidas siis toimub lastekaitsealase juhtumi lahendamine ja seda hinnatakse ainult siis baastasemel ja juhtumi korral selgitatakse välja lapse arvamus. Tegelikult see sisu on natukene laiemgi, mida siin hinnatakse, et järgmised küsimused number 42, 3, 4 ja 5 annavadki sisendi siis sellele kriteeriumi täitmisele. Et hinnatakse seda, et kas te rakendate abivajaduse hindamisel ja juhtumi korraldamisel võrgustikutööd, et see on jah, ei ja kes kuuluvad selle võrgustiku liikmete hulka. Ma saan aru, et iga juhtum ongi erinev ja need võrgustiku liikmed võivadki olla muutuvad, siis tooge välja lihtsalt need peamised liikmed, kes teil sinna võrgustikku kuuluvad. Et kindlasti on kujunenud välja, ütleme siis sellised tüüporganisatsioonid, kellega te teete koostööd selliste hindamiste puhul. Lisaks siis küsitakse juurde, et kas lapse vajaduse hindamisel selgitate välja lapse arvamuse, see on ka jah, ei küsimus, ja kas see arvamus on ka lisatud STAR-is koostatud juhtumiplaanile, ka jah, ei küsimus. Et baastaseme täitmiseks siis tuleks need küsimused 42–45 päris täpselt ära täita ja kõik tingimused peaksid olema täidetud. Ja viimane kriteerium laste heaolus on lapse hääl. Ja siin hinnatakse seda edasijõudnud ja eeskujulikul tasemel ja edasijõudnud tasemel seda, kas omavalitsus arvestab laste vajadustega ja seisukohtadega. Ja sellest ka siis küsimus number 46. Kas teie omavalitsuses koguti 2021. aastal laste endi käest infot nende seisukohtade ja vajaduste kohta? Näiteks mõni uuring, et jah või ei. Ja kui te olete korjanud nende käest või jah, kogunud infot nende seisukohtade või vajaduste kohta, siis ja olete neid ka oma otsustes arvesse võtnud, siis palun tooge näide. Ja näite juures on alati hea ka viide mõnele dokumendile, kus te viitate omakorda sellele või kus loeb välja vähemalt selle, et te olete seda seisukohta või mõne uuringut teinud, mille te olete aluseks võtnud, et arvestada siis neid seisukohti. Eeskujulikul tasemel hinnatakse seda, et kas on võimalik anda tagasisidet lastekaitsetöö või teenuste kvaliteedi osas ja anda tagasisidet just anonüümselt ja palutakse tuua siis üks loodud kanal, kuhu siis lapsed saavad anda anonüümset tagasisidet. Et on see siis mingi veebilehe vorm, on see mingi, ma ei tea, milline veel kanal, et mille kaudu siis saab tagasisidet anda, et tooge siis viide sellele. Aga see on laste heaolust kõik. Kas on tekkinud vahepeal küsimusi nende küsimuste osas, mis puudutab laste heaolu? Chati ei ole vahepeal küsimusi tulnud. Et kui teil tekib küsimusi, võite julgelt chati kirjutada või käega märku anda. Aga siis ma liigun edasi ja me liigume täiskasvanute sotsiaalhoolekande küsimuste juurde. Ja nii nagu ka laste heaolus me alustame arengukava küsimustega. Ja siin on need tasemed natukene teistsugused, kuid küsimused samasugused. Baastasemel hinnatakse siis sotsiaalhoolekannet käsitlevat arengukava ehk number 1 küsimus, kas teie omavalitsuse arengukavas on käsitletud täiskasvanute sotsiaalhoolekannet. Ja siin küsimuses on juba täpsustatud ka, kes ja sihtrühma alla võiksid kuuluda, näiteks eakad, puudega inimesed, toimetulekuraskustes inimesed. Et kui on olemas või on käsitletud, siis palume vastata ka järgnevatele küsimustele. Number 2 küsimusel palume tuua siis viide sellele arengukavale, kas pealkirjale või veebilehe lingile, kus on siis võimalik tutvuda selle arengukavaga. Et kui need küsimused on täidetud ja viited korrektsed, on ka baastased täidetud. Edasi jõudnud
tasemel hinnatakse seda, kas arengukavas on siis nimetatud sihtrühmi ka analüüsitud, on olemas sihtrühmaga seotud eesmärgid ja tegevused. Ehk küsimused number 3–5 puudutavad siis edasi jõudnud taset. Ehk sihtrühmade analüüsid selgitatakse välja läbi küsimuse number 3, kus me palume tuua siis lahendamist vajava probleemi ja piisab ühest siis probleemist, mille olete välja toonud. Lisaks tuleb tuua siis ka strateegilised eesmärgid, kuhu siis on loodetud välja jõuda siis arengukava lõpuks. Et palutakse tuua ka üks selline eesmärk ning samuti number küsimuses 5 palutakse välja tuua ka tegevused, vähemalt üks tegevus, mis siis aitab seda eesmärgi täita. Et kui need küsimused on korrektselt ka täidetud ja baastase samuti, on ka edasi jõudnud tase täidetud. Ja eeskujulikul tasemel hinnatakse siis seda, kas siis eesmärkide täitmist on seiratud 2021. aastal ja taas kord ei mõelda siin majanduse aastaaruandes toodud valdkondade ülevaadet, vaid eraldi seiredokumenti ja palutakse viidet siis sellele seiredokumendile või kokkuvõttele, et millega on ka siis võimalik avalikult tutvuda. Ühtlasi küsitakse siin samamoodi ka, et kas eesmärkide on seatud mõõdikud. Siin on toodud ka mõned näited, nii nagu ma ütlesin ka laste heaolus, et paljudes teistes teenustes hinnatakse eeskujulikul tasemel ka seda, et eesmärgid oleksid mõõdetavad, siis on ka mõte siin täiskasvanute sotsiaalhoolekandes eeskujulikul tasemele antud täiendus juurde viia ja seetõttu me palume ka seda küsimust ning me vaatame neid vastused, kas ei annaks selle täiendava lävendi juurde panna. Täiskasvanud sotsiaalhoolekandes on siis järgmine kriteerium ja järgmised küsimused puudutavad siis sotsiaalteenuste määrustega reguleeritud. See on taoline, nagu oli ka laste heaolus, kus baastasemel hinnatakse seda, et kõik teenused, mis on siis sotsiaalhoolekande seaduses öeldud, oleks ka siis määrustes reguleeritud. Ja palutakse siis juurde määrata siis iga teenuse juurde määruse pealkiri või veebilehe link. Ja need teenused on toodud siis küsimustest number 9–21 ja kõikide nende teenuste juurde palutakse siis vastav viide teha. Edasi jõudnud tasemel hinnatakse seda, et kas on üks välja arendatud teenus või mingi muu teenus, mis ei ole siis ütleme sotsiaalhoolekande seaduses otseselt öeldud, see on omavalitsuse teenus, vabatahtlik teenus, näiteks saunateenus, pesupesemise teenus, päevakeskuse teenus, et kui jah, siis nimetage vähemalt üks selline teenus. Ja küsitakse veel lisaks seda, et kas seda teenust reguleerib ka määrus, et kui jah, palun tooge ka selle määruse pealkiri või veebilehe link. Ehk täpselt sama jutt nagu laste heaolus, et ka kõik sellised vabatahtlikud teenused oleks hea, kui oleks need määrustes reguleeritud, siis on elanikel võimalik ka teada, milliseid teenuseid neil on võimalik veel lisaks saada ning millistel tingimustel. Eraldi hinnatakse seda ka täiskasvanud sotsiaalhoolekandes, et kas omavalitsus tagab ka siis kohandatud eluruumid. Ja hinnatakse läbi selle, et kas on olemas kord, mis tagab siis kohandatud eluruumi või aitab kohandada eluruume. Ja eelkõige on siin mõeldud just puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks. Et kui teil on selline määrus, millega reguleeritakse toetuse andmist või teenuse osutamist puuetega inimeste eluruumi kohandamiseks, siis palun tooge siia see määruse pealkiri või veebilehe link. Eeskujulikul tasemel hinnatakse jälle kvaliteedi juhtimist hoolekandeasutustes ja nagu laste heaolus ka siis täiskasvanute sotsiaalhoolekandes
ei ole kõikidel omavalitsustes hoolekandeasutusi. Ja hoolekandeasutused on siis toodud siis välja järgnevalt, et need on sellised asutused, kus osutatakse asendushooldust, erihoolekandehooldust, rehabilitatsiooniteenust, turvakoduteenust või väljaspool kodu osutavat üldhooldekoduteenust. Et kui omavalitsusel ei ole selliseid asutusi, siis järgnevad küsimused jäävad tal vahele. Aga kui on vähemalt üks, siis tuleb järgnevatele küsimustele vastata. Ja samamoodi on mõeldud siin neid hoolekandeasutusi, kus siis omavalitsus on osanik või asutaja ehk kuulub tema konsolideerimisgruppi, mitte seda mõeldud, kas see hoolekandeasutus asub teie territooriumil, kuid teil puudub, ütleme siis nimelt võim selle asutuse üle, et ei osale selle tegevuses. Kui teil on selliseid asutusi, siis küsitakse, et kas teie omavalitsuse hoolekandeteenust osutavad asutused rakendavad kvaliteedijuhtimise süsteeme ja või juhiseid, et nimetage siis mõni asutus, kus sellist süsteemi kasutatakse, et kui teil on vähemalt üks asutus, kes siis kasutab, siis nimetage see asutus ära ja palun nimetage selle juurde ka siis selle kvaliteedijuhtimise süsteemi ja või juhendi nimetus, mida te kasutate. Neid omavalitsus, kellel ei ole siis hoolekandeasutusi, siis nende puhul siis antud kriteeriumid ei mõõdeta. Vahepeal on ka üks küsimus tulnud, aga laste heaolu osas. Nii, ja palun. Küsimus number 31. Et kas teie omavalitsus kasutab lastekaitsetöös vanemluse hindamist juhendi järgi? Et küsimus on, et kas selline juhend on olemas? Selline juhend peaks olema siis SKA kodulehel. Et meil peaks olema ka siin Sotsiaalkindlustusameti esindajad, aga ma vastan kirjalikult äkki Andres, sa vaatad, küsid juurde selle kontakti. Ma saan üle täpsustada sellest SKA-ga. Aitäh. Siis täiskasvanute sotsiaalhoolekandes volikogu sotsiaalkomisjoni koosseis on kaasatud siis sihtrühma esindajad. Ja seda hinnatakse siis eeskujulikul tasemel, et omavalitsustes volikogudes on üldjuhul ka sotsiaalkomisjonid või üks osa sellest ja hinnatakse seda, kas on siis kaasatud ka muid spetsialiste. Just siis nagu valdkonna spetsialiste. Kui jah, siis palun nimetage siis organisatsioon, asutus või ametikoht, et kes on siis kaasatud täiendavalt siis komisjoni. Näiteks võib-olla mõne perearstikeskuse perearst sinna kaasatud või Päästeametist keegi või Kaitseliidust või kõik, mis puudutab sotsiaalhoolekannet ka siis, et oleks sinna, et jah, väljaspoolt siis omavalitsust ennast ka kaasatud vastavaid spetsialiste. Tooge siis välja need. Hinnatakse ka seda, kas omavalitsus pakub koostöös teiste omavalitsustega ühiselt teenuseid ja siin on jälle mõeldud siis mõlemat pidi, kui omavalitsus koos teise omavalitsusega on ühiselt arendanud mõne teenuse välja või ostetakse teiselt omavalitsuselt teenust sisse, siis palutakse tuua need välja ja hinnatakse seda nii edasijõudnud kui eeskujulikul tasemel, mis tähendab, et otsust kohustust omavalitsustel selleks pole, et koostööd teha, aga näitab seda, kui taheti edasi jõudnud. Ja küsimus ongi, et kas teie omavalitsus osutab sotsiaalhoolekande teenuseid või koostöös teiste omavalitsustega? Jah, ei. Ja mitu sellist teenust teie omavalitsus koostöös teiste omavalitsustega osutab ja sinna on toodud siis valikuvariandid. Ja kui te olete toonud ühe, siis peate tooma ka ühe teenuse. Kui te olete toonud vähemalt 2, siis peate tooma ka vähemalt 2 teenust. Et need teenused on siis need, mille alusel siis hinnatakse lävendite täitmist. Et mida rohkem teenuseid te koos osutate, seda eeskujulikumad te olete. Nii, kas tuli mõni küsimus? Tuli küll üks küsimus, jah. Mul oli mikrofon, ma saan seda õigesti, aga et miks loetakse sihtrühma kaasamiseks ainult seda, kui keegi on
kui on kaasatud kedagi väljaspoolt volikogu liikmeid ja ei arvestata seda, kui volikogu liikmed esindavad sihtrühmi. Näiteks on volikogu liige eakate ühenduse esindaja või midagi taolist. Sellepärast, et alati ei pruugi volikogudesse sattuda sellised liikmed, kes on sihtrühmadest. Seetõttu arvestataksegi just seda, et väljaspoolt teadlikult kaasatakse. Aga siis täiskasvanud sotsiaalhoolekanne eakate väljakutsega tegelev esindusorganisatsioon ja eeskujulikul hinnatakse ka seda, et on moodustatud siis eakate nõukogu või rakendatud muud kaasamisvormi ehk on kaasatud ka siis eakad ja küsitakse ka nende arvamusi. Ja sellest ka küsimus number 32. Kas teie omavalitsuses saab otsuste tegemisel osaleda mõni eakaid või nende huve esindav organisatsioon, näiteks eakate nõukogu, pensionäride selts või ühendus? Et kui on selline organisatsioon olemas, siis nimetage vähemalt üks selline organisatsioon. Ehk siis see organisatsioon peab siis saama ka otsuste tegemisel osaleda või nende huve siis kaitsta. Et kui lihtsalt metaadid käivad koos, aga mitte sellepärast, et omavalitsusel sealt mingit sisend tuleb, siis see pole päris see organisatsioon. Siis hinnatakse veel seda, kas on eakatele toetatud elamise teenus olemas ja samuti seda hinnatakse eeskujulikul tasemel. Ehk kui omavalitsusel on selline olemas, toetatud elamise teenus, see on selline vabatahtlik teenus, mis ei ole tavapärane ööpäevane üldhooldusteenusega eluruumi tagamise teenus, siis soovitakse selle kohta infot saada. Ehk et tuua välja siis vähemalt üks sellise teenuse nimetus või lisada veebilink, kus on võimalik siis tutvuda, et te pakute sellist toetatud elamise teenust. Ja siia on toodud ka väike kirjeldus veel täpsustavalt juurde, mida selle all mõeldud on. Ja viimane küsimus, mis puudutab täiskasvanute sotsiaalhoolekannet, on päevakeskustes pakutavate tegevuste valik. Et varasemalt saime need andmed Sotsiaalministeeriumilt, et nüüd ma ei mäleta, kas oli SVEB või HBeebist ja seda küsimust enam seal edaspidi ei ole, kuid iseenesest leidis töörühm ja nõukogu, et seda kriteeriumit peakski edaspidi hindama. Just, et milliseid ja kui palju erinevaid teenuseid siis päevakeskustes pakutakse. Ja hinnatakse seda, et teenuste arvu, mida siis pakutakse baastasemel vähemalt võiks 2 olla, edasi jõudnud vähemalt 5. Ja kuna kõikidel omavalitsustel ei ole päevakeskuseid, siis kõigepealt selekteeritakse välja siis need omavalitsused, kellel on päevakeskused, jah, ei küsimustega, kellel on, siis peavad need omavalitsused vastama ka küsimustele 35–49. 35. küsimuses, 35. küsimusele palume tuua välja siis selle asutuse nime, kus siis on see päevakeskus. Ning 36. küsimuses siis on toodud siis teenused, kus palutakse igal teenuse juurde märkida jah, ei, kas siis päevakeskustes pakutakse neid teenuseid või mitte. Ja kui vähemalt ühes päevakeskuses teenuseid pakutakse, siis märkige jah. Neid teenuseid on päris palju, koondasin nad siia kokku, et iga küsimuse taha siis jah, ei vastus. Ja kui te olete jõudnud ka selle päevakeskuse küsimused ära täita, siis te olete jõudnud edukalt lõpuni, kuhu jäid siis need 4 viimast küsimust, mida siis Andreas ka, 4 viimast infopunkti ja küsimust, mida Andres siis juba eelnevalt ka tutvustas. Aga sellega said küsimused otsa. Et kontaktid on siin, kelle poole saab pöörduda. Andreas on siis peamine kontakt, kelle poole saab pöörduda nii tehnilistes küsimustes kui ka sisuküsimustest, et kui ta hätta jääb, siis püüan teda ka aidata. Nii, kas kellelgi on veel mõne küsimus küsimuste osas?
Chati praegu rohkem laekunud küsimusi ei ole. Kui teil veel tekib küsimusi, võite ka eraldi pöörduda, et selleks me siin olemegi. Aga aitäh teile ja jõudu ja tähtaeg oli 18. märts, jah? 18. märts, jah, et juba varsti. Et ärge jätke viimasele minutile, läheb kiireks. Nii et jõudu teile ja aitäh teile. Head aega! Nägemist!